Tere taas! Mis me nüüd teeme? Mis me teeme? Me teeme magustoitu. Ja, mina olen Merit Hingelepoist ja Julia. Ja mina Julia. Meie autor, kes kirjutab talviseid selliseid toortoiduretsepte, mis on nagu mõnusad, tervislikud ja mida sobib ka peolauale panna. Ja mida me siis magustoiduks peolauale paneme? Ja täna me pakume teile magustoiduks sellist alternatiivi, nagu selleks on selline toormaius, toormagustoit. Tavaliselt me oleme harjunud küpsetama kõike, aga nagu te teate, et keha januneb vitamiinide järgi ja mineraalide järgi ja elustoit on üks kõige super siis selle allikas. Nii et ma räägin teile ruttu, kuidas ma selle siis tegin ja tegelikult see on põhimõtteliselt 3 minuti magustoit. Kuidas saab veel paremaks minna? 1-3 valmis. Nii, aga siin on mul selline kreem valmis tehtud ja siin on tegelikult siis 300 grammi leotatud India pähkleid, leotatud ja pestud. Ja siis me paneme ta kuskile anumasse või kannu sisse ja lisame sinna natukene päikesekuivatatud tomateid. Ma ütlesin tomateid. Tatleid. Ma mõtlesin, et me rulli sisse tomateid, aga ei, kallid sõbrad, ärge pange sinna tomateid. Aga ma ei tea, kui tomatitega oleks ka hea. Kui pikalt sa neid... Jaa, 2 tundi leotame siis pähkleid. India pähkleid, jah. Seda tahtsin küsida, India pähkleid. Ja siis me lisame sinna päikesekuivatatud tatleid. Mina lisasin 4 tükki, nad on sellised suuremad ja hästi mallased. Ja siis me paneme siia natukene ka toorkakaod ja ubade näol. Ma panin seekord, et sellised toorkakaoad, näete, sellised ilusad, mõnusad krõmpsuvad. Ja seejärel meil on vaja see kõik siis püreestada ilusti ära. Ja me püreerime ära ja siis tulebki selline maius. Mõnus magus ja kreemine. On, super, aga marjadega ta näeb veel maitsvam ja ilusam ja siis parem välja just. Nii et, aga me võime endale miksida siin magustoidud valmis. Mina siis panen endale ja sina endale näiteks. Sobib sulle? Väga põnev. Nii, aga siin ühes kausis on siis mul astelpaju ja teises kausis on mul siis külmutatud mustikas ja külmutatud mustsõstar ja siis külmutatud tikker. Väga mõnus ja su enda aiast ja lähedalt metsast. Ja, et... Arvsad need tikrid on tõesti selliste arvsate okastega. Ja, ma jätsin külge. Karvased, nad ongi selline sort ja nad on karvased sellised natukene ja siis okstega, et kõik vitamiinid ja parem, et ei läheks kaotsi. Ja tegelikult ka astelpaju süüakse tegelikult vabalt lehtedega, et smuuti sisse panna astelpaju lehti ja nad on ülikasulikud. Oled sa kuulnud sellest? Ei ole, no näed sa vaata. Iga päev õpib midagi uut. Iga päev, no näed sa. Nii, vaadake kui ilus, tõeline tervisepomm. Ja ole kena maitse ja siis vaadake, saame siia natukene siis pidulikumalt näiteks serveerida. Kuidas sulle maitseb? Väga mõnus. Marjad teevad niimoodi siis natukene hapukamaks. Tasakaalustab seda maitset nii hästi. On, mulle ka väga maitseb. Sul on suurepärane maitse. Aitäh sulle. Sul on väga hea käsi. Võlukäsi. Võlukäsi. Toite. Ja teeme siia natukene siis ilu. Nii, aga mis peedipulber ja balsaamikot. Ja natuke balsaamikot. Ja seda võib ka magustoitudele vabalt panna. Ja näiteks miks mitte panna siia siis natukene röstitud siis pähkleid juurde või mis iganes, et tuleks veel sellist krõmpsu juurde või siis röstitud leiba või siis röstitud kaarahelbeid ja pähklisegu. Aitäh sulle. Ja aitäh sulle ja aitäh teile ja head isu ja mõnusat katsetamisest.